Tervist! Teeme täna siis plaanid Terakese veebirakendusest ja vaatame, kuidas need veebirakendusest saadetud plaanid liiguvad siis ka mobiiltelefoni rakendusse. Ehk siis oleme hetkel siis app.terake.com rakendusse veebis sisse loginud Terakesse ja avanud siit planeerimine ja töögraafiku ajajoon. Siin on näha siis erinevat tüüpi nii tööülesanded kui töögraafikud, kui siis isegi ka puhkused, haigused, erinevad reserveeringud, mis on seotud projektiga, kui mõni tööülesanne on juba tehtud, siis on selline hall, või siis rohelist värvi töögraafikud või siis punast värvi tööülesanded. Aga vaatame siis, kuidas me seda teeme näiteks augustisse. Siin on meil ka mõned ülesanded on juba loodud ja erinevus siis ühevärviliste ja triibuliste vahel on see, et ühed on siis lukustatud, need ühevärvilised ja teised ootavad lukustamist. Ehk siis töögraafikud, mis saadetakse mobiiltelefoni, peavad olema lukustatud. Aga selleks, et teha siis tööülesannet, meil on võimalik valida siit alt mallist, mida me tegema hakkame, näiteks töögraafikut 8-5 ja paus, mis tööd me teeme. Kui on soov valida koht, kus me seda teeme, või masin, millega me sinna läheme või teeme, siis saab selle ka siin mallis ära täita. Ja teha siis juba näiteks, kui me oleme selles mallis kindlad, siit küsikinnitust ära ja teha siis juba julged valikud näiteks 5 päeva kaupa. Tekkisid sellised kinnitused või siis soovitult sinna, kuhu ma soovin selle päevale ja kellele ma seda lisada tahan. Ja nii lihtne ja mugav see on. Kui mul on vaja siit veel midagi ümber tõsta, näiteks seda päeva, seda töötajat kellelegi teisele, siis ma saan lohistada, ehk siis drag and drop meetodil või teha ühest päevast 3 päeva, venitan pikemaks, uuesti liigutan 2 päeva edasi. Ehk siis töögraafiku tegemine ja kui meil on soov teha näiteks tööülesannet samade kirjetega või siis puhastan vormi ja täidan siit uuesti, mida ma tegema pean, kus, millega ja mis kliendile. Kui siin on valikuid vähe, siis alati saab juurde andmevälju lisada ja ära võtta. Ja siis juba teha siit valikud, et mida ma tegema lähen, mis ülesannet, näiteks tööülesanne ja siit endale. Ja juba täita ära siis ka materjalid, tööühikud ja kõike, mis siis seostub ka kuni hinnaga välja. Ehk siis kui mul on mõnel tööl hind juures, siis korrutatakse see ka maksumusega läbi. Ja tekib siia tööülesanne. Veel kord selline vaade ja panen siit midagi muud. Salvestan ja tekib uus tööülesanne. Ehk siis ühes samas vaates on kogu info, mida meil on vaja normtundidel, töökoormused, töögraafikud, puhkused, kui keegi on haige, tööülesanded ehk siis taskid ja neid saab siis saata telefonidesse ja töötaja saab siis näiteks niimoodi ehk siis mobiilist teha. Siin on plaanid, graafikud jaotamata, vastavad siis kuupäeval, millisel päeval mõni tööülesanne on. Siin on 19. punkt all, töögraafikud samamoodi ja siis ka jaotamata ülesanded. Mida saab siis endale võtta, ehk siis need ei ole personaliseeritud, vaid kogu ettevõtte peale ja kui ma midagi tahan siit endale võtta, vajutan võtta endale, jah. Ja mul tekib uus plaan tänasele päevale. Ehk siis töögraafikute lisamine, mugav, kiire ja lihtne, selge ja arusaadav, millisele ressursile on siin listis näha, millisele osakonnale saan kitsendada valikut, et seda oleks mugavam teha. Ja siis juba kas täita mall või klikkides vastavalt kuupäevale ja tehes siis juba tööülesande malli peal valik.